Tere päevast! Postimehe sõjastuudio alustab. Laupäeval ja pühapäeval hoidus Ukraina kauglöökidest ja lasi venelastel rahulikult Punasel väljakul paraadi pidada. Meil on stuudios strateegilise kommunikatsiooni ekspert ja Riigikogu liige Peeter Tali. Tere päevast! Tere päevast! No juba on selle paraadi kohta väga palju kommenteeritud ja kokkuvõtvalt tähendab, et oli väga niru paraad. No hale oli jah, ja üks asi see, et oli hale, aga teine asi oli see, et Putin pidi elama üle ka alanduse, et on ju seal suurvene riik imperialistlike allhoovuste ja ambitsioonidega ja ta pidi küsima, pidi paluma Donald Trumpi, Ameerika Ühendriikide presidenti, et see paluks omakorda vaherahu Ukrainast. Ja siis muidugi president Volodymyr Zelenski mängis selle suurepäraselt välja, ütles, et teate, teeme vaherahu varem, millest venelased muidugi kinni pidanud alates 6. maissist. Teeme sellise relvarahu, vaherahu varem, millest venelased kinni pidanud. Ja siis järgmine samm veel õhtul 8. andis president Zelenski välja ukaasi, millega ta lubas venelastel viia läbi paraadi ja keelas ukrainlastel siis neid Punase väljaku koordinaate kaugmaa relvadega lüüa. Et see oli Putinile väga alandav ja alandav oli ka see, et keegi väga ei tulnud kohale, et siis rahvusvahelise poliitika suurkujudest ei olnud seal kedagi, aga riigijuhtidest siis ta isikliku mangumisega sai kohale muidugi Lukašenko, siis Usbekistani ja Turkmenistani presidendid, Laose ja Malaisia juhi ja siis olid seal keegi veel ja Robert Fico, Slovakkia valitsusjuht oli ka Moskvas, aga tema ei olnud Punasel väljakul, vaid vaatas paraadi televiisorist. Ega seal vaadata midagi väga ei olnud. Nii et mitte ühtegi ühikut tehnikat? No jaa, tanke on ka varem olnud paraadidel vähe, neid on järjest jäänud vähemaks, aga alati on olnud vähemalt see võidutank T-34. Aga seekord olid paraadil tegelikult ainult õppeasutused ja see paraad oli ka lühem. Seal stopperiga ma aega ei võtnud, aga ta oli ikkagi suurusjärgus 1/4 võrra lühem, kui need paraadid olid muidu. Ja nii nüüd rahvusvahelises telepildis näidatigi, et mida Putin eraldi rõhutas ka oma kõnes, et olid Põhja-Korea sõdurid, kes aitasid Kurski oblastit vabastada neonatsistide, niide sildistas ukrainlasi käest, et põhjakorealased seal tõesti paraadil olid, et nagu suured Venemaa liitlased. Aga ütleme, et varem võiduparaadidel, kui sõda Ukrainas ei olnud, ei käinud täiemahuliselt, et siis olid seal ka teise maailmasõja aegsete riikide liitlaslipud, aga täna võib Putin sellest ainult unistada. No võt, ja nüüd tuleb see osa, mis on nagu sinu spetsiifika, ma mõtlen seda strateegilist kommunikatsiooni, et tegelikult ju sellele pildile monteeriti juurde igasuguseid asju, mis ma eeldan Venemaa telejavaataja jaoks jättis selle vana hea võimsa mulje. No nii ja naa, et seal see ettekääne oli, et kõik on sõjas ja me oleme ikkagi võimsad ja küllap nad seal ekraani pealt ka näitasid suurel väljakul neid. Need on nüüd venelaste vigurlennukid, et mis tundub, et on ka sinna kleebitud ja lõigatud, aga mis oli fakt, et need ründelennukid Suhoi 25, jah, et need nüüd vedasid need Vene lipuvärve üle selle Punase väljaku küll, aga ikkagi venelased rõhutasid seda, et neil on moodne sõjavägi, näitasid droone ja siis näitasid ka sõjalaevu, raketisüsteeme, õhukaitset, et täristasid tuumarelva
vehkisid tuumamalakaga, aga seda kõike ei olnud Punasel väljakul. Ja Vene jaoks see paraad on selline bütsantsilik jõu näitamine nagu Vana-Rooma triumf peale võitu ja see võiduparaad või ka novembrikuised paraadid, mis olid siis oktoobrirevolutsiooni aastapäeval, olid ka sõjaväeparaadid, et see pidi siis näitama venelaste sõjalist jõudu, et kui võimsad nad on ja et siis kõik pidid neid kuidagi kartma ja kremlinoloogid lugesid, et mida see rakett või see toru, mida seal näidati, võib siis teha ja eks venelased bluffisid ka ja saatsid märke välja ja seekord nad kuidagi oma publikule nagu midagi üritasid näidata, aga kõik see nägi ikkagi väga hale välja. Ja eks selle taga on ka hirm, et mis siis, kui ikkagi keegi teeb mingi sabotaaži, mis siis, kui ukrainlased ikkagi midagi teevad ja saada siis sellisesse suurde telepilti mingi põlev tank või auto, väga halb. Ja sellepärast, ja see oli ka üks põhjusid, miks seda tehnikakolonni ei olnud ja see tõmbas ka paraadi enda aja lühemaks ja ka välismaa ajakirjanike Punasele väljakule ei olnud lastud. Ja et kui see kaamera libises üle publiku, et kes seal olid siis sõjaveteranid, kindlasti mitte teise maailmasõja omad, aga ikkagi mingid sõjaveteranid ja siis sõjakangelased siis Ukraina sõjast või nagu Putin oma kõnes ütles, et erioperatsioonist. Et siis see seltskond meenutas mulle küll distsiplineerimatut jõuku, et nad nägid välja, osa olid paraadvormides, uhked, ordenid, medalid, siis mingid tüübid olid seal, ma ei tea, nokamütsides, välivormides, see nägi välja ikkagi mitte suursugune bütsantsilik ja õilis, vaid ikkagi ütleme selline pehmelt öeldes räsitud. Kas ukrainlased enne seda 9. maid kütsid seda hirmu meelega, sest et tegelikult venelaste rünnakud Moskva pihta hakkasid ju muutuma järjest tugevamaks ja tõenäoliselt ei olnud Moskvas isegi mitte kahtlust, et kui ukrainlased tahavad, siis nad suudavad. Kütsid muidugi, et selles mõttes Ukraina kindralstaap ja presidendi administratsioon, nad töötasid hästi, et nad hoidsid sellist strateegilist ebamäärasust ja ambivalentsust ja veel Zelenski ütles, et et mina küll ei soovita välismaa diplomaatidel Punasel väljakul olla, enne seda, kui venelased olid öelnud, et nad soovitavad välismaa diplomaatidel Kiievist üldse ära minna ja siis nad olid kuidagi ähvardanud, viidates ja ma olin seal ka, ütleme niimoodi, et 4 päeva eelmisel nädalal isegi paraadipäeval veel Ukraina poliitikutega, Riigiduuma liikmetega koos ja ütlesid, et mis teevad ja siis ütlesid, ei tea, mis nad teha võivad, et seal Kapustini jaari peal nad ümber, et õhuruumi tegid tühjaks, et võib-olla nad üritavad meid lüüa selle Orešnikuga, mis on siis 2-astmeline ballistiline operatiivtaseme rakett. Aga siis ütlesid, et et nad ähvardavad tuumarelvaga, aga et see toob sellised tagajärjed, et see oleks nagu isegi Ameerika Ühendriikidele Pearl Harbor, et see on nagu väga vähe tõenäoline ja ukrainlased ütlevad, et me neid ei karda. Ja see pani nagu jällegi Putini väga alandavasse seisu, aga kui ta on nagu alandatud, et siis võib taas jälle juhtuda, et ta ikkagi midagi üritab. Kuigi nüüd viimased 2 päeva, mingit vaherahu pole muidugi olnud, et seal on jälle suurusjärk viimase ööpäeva jooksul üle 900 Vene sõduri geneetiliselt neutraliseeritud, aga ka kui ma mälu ei peta, seal oli mingi 4 tanki, 7 jalaväelahingumasinat ja mitukümmend suurtükiväesüsteemi, et seal sõda käib, aga mida ei kasutata pikamaa õhulööke ja isegi leukpomme, et see nüüd kuidagi seisab ja eks nüüd Kreml oma alandust ka seedib.
Kas võiks prognoosida, et Ukraina siiski pärast seda, kui see niinimetatud vaherahu on nüüd lõppenud, paraad on peetud, et Ukraina siiski koondab rohkem tähelepanu kui varem Moskvale, seda enam, et nad suudavad seda teha? No see sõltub, mida venelased teevad, et kui venelased nüüd ei ründa Ukraina tsiviiltaristut ja kriitilist infrastruktuuri pikamaarelvadega, siis ukrainlased võib-olla hoiavad seda embargot ka ja keskenduvad ikkagi Vene vägede nüpeldamisele nende koondumisaladel. Sellepärast, et tuleb arvestada seda, et me siin vaatame, et rinne seisab ja kõik on hästi, aga need pidevad õhuhäired ja Ukraina linnade ründamine, et ega see ju moraalselt ja füüsiliselt väsitab ukrainlasi ka. Ei ole neid murdnud, aga ikkagi väsitab. Ja ukrainlased ikkagi tahavad taastada ja taastavad oma elektri ja siis soojatootmissüsteeme ka, et neil on seda lihtsam teha. No Putin loodab loomulikult ka, et rindel midagi toimuks ja midagi sellist, mida saaks nimetada läbimurdeks. Nüüd on jutud selle kohta, et venelased on toonud täiendavaid vägesid rindele. Et kas nendest liikumistest on ka tegelikult märku? No on ikka ja siin on just, kui me vaatame siin Pokrovskis, et venelaste suund on ikkagi ära võtta siin see kaksik linnastus Slovjansk-Kramatorsk, mis on siis Donetski oblasti viimane osa ja et sinna Pokrovski juurde on toodud 100 või üle 100 000 Vene väe, aga nad on ikka kogu aeg koondanud ja ukrainlased on neid droonidega korralikult ööveldanud ja on väga tõenäoline, et täpselt niimoodi see jätkub, sest ukrainlastel on ka ette valmistatud väga tõsised kaitseliinid, ešeloneeritud mitmekordsed kaitseliinid selle linnastu kaitseks ja erinevad sõjalised analüütikud ja asjatundjad hindavad, et selle äravõtmiseks muidugi kõik on lõpuks tehtav, et venelastel võiks kuluda veel aasta ja arutu hulk lahingutehnikat ja ma ei tea veel sadu tuhandeid sõdureid. Et see on nagu väga vähe tõenäoline, et midagi nüüd ja otsekohe juhtub. Üks asi, mis ta Putin ütles ka oma kõnest seal Punasel väljakul, ta ütles, et sõda lõpeb varsti. Ja, et ta on mingid segaseid signaale saatnud, aga ta pärast jõudis ka seal kõik ähvardada ja eriti Armeeniat, mis nüüd hakkab jälle Euroopa ja vaba maailma poole pöörduma. Aga ta ütles ka välja kõnes selle, mis ei olnud ka uus, aga reljeefsemalt, et tegelikult me ju ikkagi sõdime terve NATO-ga. Ja et kes on revisionistlik ja paha ja nii, et kuidas ta saab öelda, et nüüd niisugune suur Vene impeerium ei saa väiksest Ukrainast jagu, et mis siis, et sõdivad juba, ma ei tea, 12. aastat, 2014. aastast ja täiemahuline sõda on ju kestnud rohkem kui teine maailmasõda Euroopas või see venelaste Velika Otečestvene suur isamaasõda. Aga ta nagu annab mõista ja tegelikult ikkagi näib, et hoolimata Hormuzi väinast ja toornafta kõrgest hinnast on venelased ikkagi väga piiri peal ja mida Kremlile mitte kunagi ei andestata, on kaotus. Üks asi on see Vene propaganda Ostankinost, et kõike musta võib rääkida valgeks ja valge mustaks tagasi, aga üldiselt nagu kaotust ei andestata. Ja täna ikkagi pigem selles Vene psüühes see kaotuse eelaimus nagu süveneb. Kogu sellel taustal tuleb nüüd rääkida ka võimalikest läbirääkimistest, sest siin on nüüd käidud välja rahuvahendajana üks uus ja huvitav nimi. Nimelt on Putin öelnud, et seda rahuvahendust võiks vedada endine Saksa kantsler Gerhard Schröder, mille peale Euroopa Liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas on juba vastanud, et sellisel juhul oleks Putin ühel pool lauda ja Putin teisel pool lauda.
No nii on jah, ja see ei ole ka Saksamaale vastuvõetav ja Putin ikka pakub seda välja, aga see on isegi nagu solvang Euroopa Liidule, mis ütleb, et tulge ja rääkige läbi, aga kõik teavad, et ta on ju Putini käsilane ja oli seal Gazpromi palgal ja praegu ongi see suur lahinguväli Euroopa ja laiemalt maailma riikide pealinnad, kus venelased üritavad mingit mõju saavutada. Ja kui nüüd rääkida kellestki, kes võiks olla mitte Euroopa olemasolev riigijuht, siis peaks olema mingi endine väga lugupeetud riigijuht ja kõik pilgud vaatavad ikkagi Soome, et kui soomlased vähegi jaksavad ja tahavad, aga see Schröder on ikka nagu, ma ei tea, kinde näkku viskamine. Ja nagu Putin ühest küljest ütleb, et lõpeb aga see on jälle selline Stratkomi diplomaatilise surve avaldamine, et kuulge ukrainlased, andke see tükk maad meile ja siis me lepime kokku ja tundub, et praegu on ikkagi jõupositsioon nagu heas mõttes ukrainlaste käes, sest rinne püsib, venelased kannavad kaotusi ja Ukraina näitas selle paraadiga ka, et Vene impeerium ei ole võimas, vaid on nõrk. No üks asi, mille puhul on öelnud Ukraina president, kui jutt oli sellest mõnepäevasest vaherahust ja loa andmisest venelastele, et nad saavad paraadi pidada, siis ütles Zelenski, et üks asi, mida ta lootis või mis tegelikult oli kokku lepitud, et toimub vangide vahetus ja ta nimetas ka, et ta on hea meelega nõus paariks päevaks lõpetama venelaste ründamise, kui nad saavad tagasi 1000 vangi. Seda nad ei ole saanud. No see on jälle, Putin üritab ikkagi näidata, et jõud ja otsustavus on tema käes, et tegelikult ameeriklaste vahendusel on kokku lepitud, et vahetatakse 1000. Et saaks need vangid vahetatud ja 1000 kaupa ja nüüd seal Putin tembutab või ütleme tema administratsioon, et meil ei ole nimekirju, need ukrainlased ütlesid, et nimekirjad on siin, et vahetame parem 200 ja 200 ja 500 ja 500. Et see on ikkagi selline bütsantsilik, ma tahaks öelda, et kooli kiusamine, aga nagu jõu näitamine, et me leppisime kokku küll, aga me teeme siin ümber. Ja see on see kõige väiksem, mis nad saavad teha ja Zelenski samal ajal paneb ka Putini peale survet, ütleb, mina võin kohtuda igal pool, aga Venemaale ma ei tule, et igal pool kohtume hea meelega, mille peale siis Putin, kuna tal midagi ei ole öelda, ütleb, et aga enne peab olema ju kuidagi ikkagi mingi lepingu asi valmis tehtud. Mõned analüütikud rääkides sellest, et Putin on siiski paanikas, mida näitas ka see nii-öelda vaoshoitud Punase väljaku paraad, mida õigupoolest ei julgetud küll pidada, on viidanud ka sellele, et paanikas võib ta teha ettearvamutud otsuseid. No ma ei tea, kui palju võimalusi ettearvamatult käituda tal on, seda enam, et ikkagi seda tuumaheidutust on teised analüütikud maha võtnud seda ärevust tuumaheidutuse puhul. Aga missugused on tema võimalused ettearvamatult käituda? No ta on metsikult paranoiline ja ta kardab seda, et see ütleme KGB, FSB tapab ta ise ära, et nagu on, et kukub aknast alla või saab südameataki või ei ärka või mis iganes juhtub, et see paranoia on nagu metsik ja tegelikult suur osa Venemaa siis sellest juhtkonnast tahavad ju kuidagi oma head elu edasi elada, tahavad jätkuvalt varastada ja valetada ja et neil läheks ikkagi hästi ja nende perekonnaliikmed saaks välismaal edasi elada ja võib-olla see ongi otsapidi nagu garantii, et mingit eriti meeleheitlikku käsku ei pruugita ka lihtsalt täita ja kui vaadata veel nagu laiemat pilti Venemaa sisse ka, et seltsimees Kadõrovi tervis ei ole kõige parem,
Tšetšeenias, et see on ka küsimus, et kes selle sealt üle võtab, et mis seal juhtub, kuidas kogu see Kaukaasia koos seisab, et see Vene impeerium ei taha nagu väga hästi püsida. Ja nüüd, mis on ka Putinile ohumärk, mis on kestnud paar kuud, et need vojenkorrid ehk siis sõjakorrespondendid või Z-blogijad on tema suhtes ülikriitilised ja ütlevad, et on ka otsapidi, et on võimuvahetust vaja. No, et see on üsna ebaharilik, jah. Et kui see võimuvahetus peaks olema, siis seda ei tee mitte Vene rahvas, vaid seda tehakse juhtkonnas. Ma arvan, et seda teeb ikka FSB meisterlikult nagu bütsantsilikult ikka, et midagi seal juhtub aga no isegi prillidega sinna sisse väga ei näe. Ja no jällegi, venelased üritavad nüüd seda internetti kontrollida ja sellega läheb neil nagu ikka, nad teevad seda Vene moodi, et saavad ja ei saa. No paraadi ajal ka lülitati internet välja, seal oli paar põhjust, et ei saaks juhtida droone, mis võivad ka ju koha pealt tulla, ei peagi tulema Ukrainast, et ei saaks üles võtta mingisuguseid asju ja juhtida seal üksteist üle Telegrami või mingi chati, mis siis juhtus, et Moskva puhvetid ja kaubamajad ei töötanud, sellepärast, et ei saanud mobiiliga maksta. Peeter Tali, aitäh tulemast Postimehe Sõjastuudio saatesse. Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid täna vaatasid. Postimehe järgmine otsesaade on eetris kolmapäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.